Tervitus kõigile, mina siis olen Jüri-Martin Lepp, ma olen siis Muinsuskaitseameti kunstipärandi nõunik. Ma alustan ka võib-olla kõigepealt endast, et tegelikult ma vähemalt ise ma ei pea ennast mingiks tehnikaalaseks eksperdiks ja seda ma tõepoolest ka ei ole. Ja nagu ka mu ametinimetus ütleb, siis ma olen tegelikult kunstipärandi nõunik. Ja igapäevaselt ma tegelengi rohkem siis kunstipärandiga. Aga see põhjus, miks ma täna siin olen ja tehnikapärandist räägin, on see, et tegelikult ka tehnikapärand või tehnikamälestised on siis antud kunstipärandi nõunike hallata. Ja siis see põhjus tegelikult seisneb selles, et muinsuskaitseseaduse alusel on mõlema puhul tegemist siis vallasmälestisega. Et see on siis justkui see üks suur ühisosa, mis neil kahel on, ehk siis vallasmälestistega tegeleme meie. Nüüd siis tänases ettekandes ma räägin siis natuke sellest, et mis siis on tehnikamälestis, kuidas siis nimekirjad on vormunud üldsegi, et kuidas nad on saanud tänapäevase vormi, et siin juba kõlas arv 35 tehnikamälestist on meil arvel. Ma mõtlesin, et ma esitan kõigepealt küsimuse ja siis ma jätan sellise aega natuke kandvaks pausiks, aga nüüd see üllatusmoment on läinud, et ma teen seda natuke teistpidi. Et kuna tehnikapärand on kunsti kõrval natuke jäänud vaeslapse rolli, et siis üks suur põhjus ongi selles, et kunstipärandit on meil arvel 13 000. Siin oli nüüd siis kandev paus. Ehk siis 13 000 versus 35. Aga iseenesest see, kuidas siis tehnikapärandit kaitstakse, ma kirjeldaksin seda niiviisi, et on nii. Kuhu ma pean vajutama? Oota, siin on ka veel midagi. Suur roheline. See oli liiga suur. Nii, ehk siis küsimuseks, mis on see tehnikapärand, ja see on juba tegelikult siin tänase päeva jooksul läbi käinud, et on üsna lai mõiste. Ma olen siia alla toonud ühe teise üsna laia mõiste, mis on siis tööstuspärand. Ja siin all on, ma olen ühest hartast toonud selle definitsiooni. Aga see põhjus, miks ma tööstuspärandi olen siin välja toonud, on see, et osa tööstuspärandist moodustab ka tehnikapärand. Ehk siis tööstuspärand võib iseenesest olla nii ehitised kui ka siis kõik need masinad, mis neil ehitiste sees on. See siis tähendab tegelikult seda, et kuigi meil tehnikamälestisi on kokku 35, siis esineb meil teine mälestise grupp, milleks on ehitismälestised. Ehk siis sinna alla liigituvad kõik siis tööstushooned, veskid, hüdroelektrijaamad, elektrijaamad ja see, miks ma selle siin puhul välja toon, on see, et juhul kui nendes on säilinud sisseseade, siis tegelikult see kaitse laieneb ka sellele sisseseadele. Ehk siis kaitse põhimõtteliselt, see üks kaitse põhimõte, mis meil tänasel päeval siis on see, et me üritame vältida igasugust topeltkaitset. Ja siis nii-öelda, et juhul kui tegemist on juba ehitismälestisega, et siis me eraldi enam seda sisseseadet kaitse alla ei võta, et sellel ei ole enam nagu mõtet. Et see tagab nii-öelda selle kaitse, kuidas nüüd öelda, siis läbipaistvuse. Siin ma olen piltidel lihtsalt välja toonud, siin on Veski talutuulik Saaremaal koos oma sisseseadega ja siis selle kõrval on Kunda tsemendivabriku hüdroelektrijaam, kus on siis ka tegelikult turbiin sees säilinud. Siin järgmisel slaidil ma olen siis välja toonud ka veel 2 objekti. Kui ma üldse esimest korda kuulsin, ma siin muidugi utreerin, aga kui ma esimest korda kuulsin sõna tehnikamälestis, siis tegelikult minu esimene assotsiatsioon oli siis see Tallinna endine elektrijaama hoone,
kus siis on koos oma selle turbiinisaaliga ja siis nende tohutute masinatega, mis seal sees on. Et selle puhul tegelikult on täpselt samamoodi, et hoone on juba mälestis ja siis need masinad seal sees kaitse all ei ole. Nüüd, mis puudutab Kärdla reservjaama, siis see on tegelikult kaitse alla võetud ka nii, et lausa nimetuse sees on juba öeldud, et tegemist on Kärdla reservjaama peahoonega koos siis sisseseadega. Ehk siis ta on juba mälestise nimetuses ära nimetatud. Aga see on siis, mis puudutab just nimelt nagu ehitisi. Et tegelikult ikkagi väga suur osa sellest tehnikapärandist, mis meil nii-öelda kuidagi säilitatakse või kaitstakse, on ikkagi muuseumides. Ja siin ma tõin nimme sellist kodutehnikat siia hulka, et see tehnikapärand on väga lai mõiste, et see ei ole ainult raske tehnika, vaid muuseumides on tõepoolest ka väikest tehnikat. Ja just nimelt see väga suur osa sellest tehnikapärandi säilitamise ülesandest ikkagi on langenud paraku muuseumide õlule. Et siin on lihtsalt, ma olen siin paar näidet välja toonud. Siin puhul ma võib-olla juba tooksin välja selle küsimuse, et mis peaks olema siis riiklikult kaitstav mälestis. Ja ma toon selle siinkohal väga hästi välja sellepärast, et siin on see külmkapi pilt ja ma mõtlesin, et ma esitan siis selle provotseeriva küsimuse, et mis hetkel muutub külmkapp nii tähtsaks, et me peaksime kehtestama siis riikliku kaitse. Et see on siin mõnes mõttes retooriline küsimus ja ma siis üritan edaspidi natuke ka sellele vastata. Nii, ja nüüd siis nendest tehnikamälestistest. Mälestise liigina tekkis ta 1994. aasta siis muinsuskaitseseaduse vastuvõtmisega. Enne seda tegelikult tehnikamälestist kui liik ei eksisteerinud ja see on tegelikult ka üks põhjus, miks seda on niivõrd vähe. Ehk siis põhimõtteliselt kui Nõukogude Liidu ajal moodustati siis nimekirjad erinevatest mälestistest, siis 90-ndatel taasiseseisvumisperioodil võeti siis need nimekirjad üle. Nüüd see probleem tekkiski sellest, et kuna tehnikamälestiste nimekirja kõigepealt ei eksisteerinud, siis see oli siis üks probleem, aga teine oli see, et nende nimekirjad ülevõtmisel lihtsalt puudus inimressurss, et tehnikamälestist või tehnikapärandiga tegeleda. Ja nüüd me oleme siis tõepoolest jõudnud nagu sellesse punkti, et väga paljud tööstused on oma tegevuse lõpetanud ja kuna siis ka muinsuskaitsuse seaduse kohaselt on tegemist vallasvaraga, siis nagu me ise ka kunsti puhul ütleme, et vallasasi on asi, mis kipub jalad alla võtma ja ära minema. Ehk siis tehnikapärandi või siis erinevate masinate puhul tihti on, siin tuli juba ühes eelnevas ettekandes ka see probleemkoht välja, et paraku on juba palju sellest hävinud. Aga et siis mida ütleb praegune seadus, see siis võeti vastu 2019 ja see ütleb, et tehnikamälestis on ajaloolise, tehnilise, teadusliku, kultuurilise või sotsiaalse väärtusega vallasasi või asjade kogum, mis kajastab ühiskonnas toimunud protsesse ning on majandus- ja sotsiaalajaloo, industrialiseerimise ja esteetika arengu näide. Ehk siis ka üsna lai mõiste, et tegelikult oleks võimalik väga paljusid erinevaid objekte kaitsta siis tehnikamälestistena. Nii, siis me on praegune nimekiri siis nagu juba mitu korda mainitud, koosneb siis 35 mälestisest, millest 22 on kitsarööpmelise raudtee objektid, nende hulgas siis vedurid ja just nimelt. Ja siis on 6 sõjalist objekti 20. sajandist, nende hulgas ka üks tank. Ma rõhutan üle, et see ei ole see tank, millest täna veel räägitakse. Siis on 18. sajandist 5 kahurit, mis kõik asuvad Tallinna vanalinnas ja siis on üks sõiduauto. Ja siis kõige uuem mälestis on siis 2021. aastal kaitse alla võetud siis Viljandi Raekoja kellaja näitaja. Siin on siis paar näidet ka, et siin, nii ma ootan, sellega vist sai näidata, et siin on siis
Teie poolt vaadatuna vasakul on siis Pärnu kesklinnas olev vagun ja vedur, mis on ka tegelikult mälestised. Ja siin on meil veel, et kusjuures väga paljud nendest esemetest tegelikult paiknevadki linnaruumides, vähemalt mis puudutab just nimelt neid 18. sajandi kahureid. Ja siin on ka muidugi see viktoriini küsimus, et kus asub see. Et see asub siis Tallinna vanalinnas ja Suurtüki tänaval. Väga paslik koht sellele. Ja siis ma räägingi natuke veel sellest ajanäitajast ka, kuna see on nüüd tõesti võetud sellel kümnendil siis nii-öelda kaitse alla. Ja see osaliselt vastab nii-öelda sellele külmkapi küsimusele. Ja kuidas ta seda teeb, on siis see, et ma olen võtnud siit paar sellist lauset sellest ministri käskkirjast, mis siis on just nimelt tänapäevastatud, et kui vanasti olidki põhimõtteliselt ainult nimekirjad ja mingit sellist suurt lugu seal kõrval ei olnud, siis nüüd on ikkagi kõik need dokumendid väga hästi põhjendatud. Et siis selle kella kohta on öeldud, et see on iseloomulik näide 1930. aastatel aset leidnud Eesti linnasüdamete moderniseerimisest. Tervikuna on ta väga hästi säilinud ja see ei ole mitte vähetähtis. Siis suurima kaaluga kriteerium on haruldus. Teise maailmasõja purustused ning sõjale järgnenud aastakümnetel toimunud üleminek elektroonilistele kellaaja näitajatele on Viljandi siis Raekoja kellaaja näitaja lahenduse muutnud suhteliselt haruldaseks kogu Euroopas. Ehk siis ta ei ole mitte ainult haruldane Eestis, vaid ta on haruldane ka juba nagu Euroopa mõistes. Ehk siis see tähendabki seda, et selleks, et mingi asi võtta mälestiseks, peaks ta eristuma kõikidest teistest analoogsetest objektidest. Või siis peab just nimelt, et mida me oleme nüüd ka ju tegelikult harrastanud, on see, et kui midagi on juba muuseumides esindatud, siis järelikult me ei pea eraldi seda enam kaitse alla võtma. Ja siin jõuan ka siis selle topeltkaitse teeman jällegi, et meil on tegelikult olnud neid tehnikamälestisi rohkem, kokku siis 91, aga et 53 nendest on siis praeguseks nii-öelda mälestise staatus on nendelt ära võetud. Ja seda siis põhjusel, et need siis asuvadki muuseumides ja siis nendele kehtib siis, et need on siis nii-öelda kaitstud muuseumiseaduse alusel. Et neid siis enam topelt kaitsma ei pea. Siis veel üks hoob nii-öelda, millega siis nii-öelda tehnikapärandit on võimalik kaitsta, et see ei tähenda ilmtingimata tema mälestiseks muutmist, on see, et on selline tore seadus nagu kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus. Et see, mis puudutab nüüd tehnikapärandit, ma olen siin 3 punkti välja toonud, on siis see, et meil on seal üks paragrahv, mis siis defineerib ära, et millistele objektide puhul siis tegelikult vajab see ese väljaveo luba. See seadus ongi loodud siis selleks, et säiliks, kontroll on muidugi halb sõna, aga see on ka tõde, et säiliks ka mingisugune ülevaade või kontroll selle üle, et mis siis Eestist nagu kultuuriväärtusena välja liigub ja et oleks siis õigel ajal, ja siin nüüd on siis see otsustamiskoht, et mis on see õige aeg, siis vahele astuda ja öelda, et see peaks jääma Eestisse. Sellega on muidugi omaette teema, on ju. Et ma võin siin ka ette lugeda, et mis on siis nii-öelda need keeldumise alused. Et kultuuriväärtus on siis haruldane või sellel on reaalne võimalus muutuda haruldaseks. Kultuuriväärtus on osa kogumist, kollektsioonist või mälestisest ning osa lahutamine tervikust võib tervikut kahjustada või rikkuda. On seotud Eesti ajaloo olulise protsessi, sündmuse ja isikuga. Või siis esineb muu eriline põhjus. Seda tuleb eriti hästi põhjendada, kui see muu eriline põhjus peaks esinema. Aga minu küsimus selle najal on pigem see, et aga mis siis edasi? Et okei, et oletame, et mingi ese läheb nüüd tahab, õigemini omanik soovib Eestist välja viidata mingit siis kultuuriväärtuslikult olulist eset. Okei, keelame. Aga mis siis edasi? Sellepärast, et seal peaks ikkagi olema ka mingi selline pikem vaade sellele, et vähemalt minu enda peas on küll formuleerunud juba umbes selline
tulem, et juhul, kui me midagi keelame, siis lugedes neid aluseid, et ta on haruldane või et tal on reaalne võimalus muutuda haruldaseks, et siis tal juba tegelikult me võime juba rääkida mingitest mälestise tunnustest. Ehk siis, et kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, on see, et juhul, kui me keelame midagi, siis tegelikult me põhimõtteliselt selle seaduse najal ju ütleme omanikule, et sa ei või midagi välja viia, aga siis justkui mingeid selliseid soodustusi talle ka ei teki. Et mälestiste puhul on ju tegelikult see, et riik ikkagi on, et põhimõtteliselt mälestisele on võimalik läbi toetuste saada ikkagi natuke ka raha, et selle jaoks, et neid siis konserveerida, restaureerida või hoida siis üleval töökorras. Et põhimõtteliselt puhtalt keelamisega seda hüve ei teki. Ehk siis see on see suur küsimus, millega me siis silmitsi seisame. Nüüd siis see, et mis siis, kuidas nii-öelda edasi, et mõnes mõttes seda juttu ilmselt on ka varemalt räägitud, aga ja siin ma ei mõtle enam seda väljavööseadust, vaid üldse, kuidas siis selle tehnikapärandi kaitsega edasi minna, et tegelikult ikkagi see eeldaks jällegi see paha sõna analüüs, aga praegusel hetkel paraku meil ikkagi seda analüüsi või ekspertiisi ei ole, ehk siis meil ei ole sellist üle-eestilist vaadet sellest tehnikapärandist, mis võiks siis, et mis ei peaks siis olema muuseumides, vaid mis siis võiks olla kaitse all. Et tegelikult see analüüs on endiselt vajalik. Et siin me täna oleme ja põhimõtteliselt sellise lahtiste küsimustega ma tegelikult praegu ka lõpetan. Et nüüd on võimalik küsida. Mis sõiduauto see kaitse all on? See on Berlier. Ja ta ongi kaitse alla võetud, ma kirjutasin siin ka välja selle, et ainus Eestis säilinud sõiduauto Berlier näide. Ja et lisaks sellele on ta siis Vabadusristi kavaleri Voldemar Kochi siis omanduses olnud. Ehk siis tal on ka see ta liigitub ka sellesse kategooriasse, et on siis väga Eestile kultuurilooliselt olulise isiku omanduses olnud. Ja selle ma unustasin muidugi praegu välja hääldamata, aga tegelikult vähemalt kuidas ma ise olen põhjendanud seda, et miks me üldse midagi kaitseme või et miks meil on muuseumid, on ju ikkagi selleks, et mingit lugu säilitada või lugu edasi anda järeltulevatele põlvedele ja et alati see füüsis on see kõige parem viis, kuidas lugu säilib. See on nii-öelda ankur, mis hoiab siis meid paigal. Seal taga on, ma on... Nii. Ma arvan, mul on piisavalt hea hääl. Siin on ka vaja. Mul oleks üks selline küsimus on selle kuidas öelda, et hoone ja tema sisustus. Et kui me võtame praegu viimasel ajal on Arno Sillat üpris palju rääkinud ja rääkinud ka sellega seoses, et kuidas selle elektrijaama muuseumiks kohandamisel, et muinsuskaitse nõue puudutas ainult fassaadi säilitamist, et siis sees võis teha mida tahes. Et see on nüüd selline küsimus, et kas kus see piir läheb? Eks see on igal objektil erinev. Seda ma võin öelda, et kuna ma ei ole ehitiste mälestiste peal, siis mina ei oska nüüd ka neid võib-olla kõiki nüansse välja tuua siin. Aga põhimõtteliselt igale objektile lähenetakse eraldi. Ja teine küsimus oleks see sama väljaveo-seadus. Et kuidas nüüd seda võtta, et seal on nüüd kõigepealt üks asi, et kui me keelame väljaveo, et ühe auto mingeid plekke välja ei vii ja omanikul pole sellega midagi peale hakata, sest ülejäänud plekid on kuskil teises riigis. Et siis selle omanikul on jääb täiesti vaba voli see ilusasti pressi alla saata.
noh, enamasti just jah, tekib see küsimus selles valguses, mis edasi saab. Jah, see on see suur küsimus, et sellele otsest vastust ei ole. Et jah, nii see on. Mati Meus Lennundusmuuseum. Pealkirjas on ka tegemist nagu oleks tehnikapärandiga jutt. Aga nii, see on üks kultuuripärandi üks lõik. Aga paugu pealt te langete kohe mälestistesse. Aga seal vahepeal oleme meie, ka Maanteemuuseum, oma museaalidega. Et sisuliselt riik ei taha tegeleda kultuuripärandi ja tehnikapärandiga, mis on laialt levinud, vaid ainult nende üksikute mälestistega. Ja keegi sisuliselt ei tahagi nende mälestiste juurde sattuda, sest siis on keelud ja käsud peal kohe paugu peal. Et kas Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium ei võtaks endale siis niisugust inimest tööle, kes tegeleks ka tehnikapärandiga, kultuuripärandiga laiemas mõttes, mitte ainult nende riiklike käskude ja keelude aspektist? Selle küsimusele ma tegelikult vastaksin niipidi, et tegelikult ju muuseumid juba tegelevadki ju nende nii-öelda igapäevase pärandiga. Ehk siis minu nii-öelda vastuküsimus ongi siis ju see, et kui juba muuseumis on see pärand esindatud, siis kas on vaja seda veel riiklikult eraldi kaitsta? Ei ole vaja kaitsta, sellepärast, et muuseumid entusiastidena kaitsevad seda nagunii. Aga küsimus on palju rohkem. Neil ei ole seda eluvõimalust, neil riik ei taha nendega tegeleda, nagu Lennundusmuuseumiga, kus tulevad daamid kohale, ütlevad, et lennundus on nõrgalt seotud Eesti rahvuskultuuriga, mistõttu ma teiega tegeleda ei taha. Aamen. Eks Jüri Martin saab vist anda ülemustele edasi selle mõtte. Et no loomulikult on kultuuripärandiga vaja tegeleda ja tehnikapärand vaieldamatult on üks osa, aga nagu ma siin ka välja tõin, siis see kaitse tegelikult on olemas, aga ta on pihustunud. Ehk siis meil ei ole seda, tõepoolest meil ei ole siin 100 tehnikamälestist või 200, aga et on pihustunud muuseumite vahel, ta on pihustunud siis ehitismälestiste vahel. Meil on nüüd seda 35 seda mälestist, see on, mis meil on praegu. Ma ütlen ka selle kohta, et meil on alati võimalik teha ettepanekuid mingi objekt mälestiseks võtta ja me oleme kohustatud siis ka selle menetluse läbi viima, tegema vajalikud ekspertiisid, selgitama välja siis selle kultuuriväärtuse ja selle tulenevalt me siis teeme otsuse, kas me võtame ta mälestiseks või mitte. Mõte on selles, et meie probleem ei ole võtta midagi mälestiseks. See on rohkem ametnike probleem. Muuseumite probleem see ei ole. Jah, aga ega me seda siin täna ära ei lahendagi. Ma kardan, et Jüri Martini palk on liiga madal selle jaoks, et tema saaks öelda, võtame või ei võta või anname raha juurde või ei anna. Et see tuleb kõrgemalt. Küll ma annan soovituse, et ega Tehnikamuuseumit aeti juba 30. aastatel. Sõda tuli vahele, ehk siis oli ju plaan teha Tallinnas Noblessneris Eesti Tehnikamuuseum. Pool aastakest tagasi on Postimehes ilmunud väga põnev artikkel selle kohta, et tasub üles otsida. Ja ka hiljaaegu on olnud mitte üldse palju aastaid tagasi riiklike kultuuriobjektide nimekirja üritati saada, isegi sai vist äkki 5 sekka või 10 sekka Tehnikamuuseumi idee. Meil on siin vanade autode klubi näol, eks ole, näha, kuidas saab mõjutada ka seadusandlust, kui väga tahta, võib-olla saab ka tugeva initsiatiivgrupiga uue muuseumi luua, et mine tea. See võib olla mitme filiaaliga üle Eesti, Tartus, Tallinnas, Võrus. Nii et aitäh sulle, väike kingitus. Teeme aplausi ka veel.